Tere hilisõhtust! Kas teate, mis on praegu maailmas suurim mõistatus? Ei mitte enam see, kas kogu maailma elu katkestanud koroonapandeemia saab läbi. Nüüd, kui räägitakse juba mitmetest tõhusatest vaktsiinidest, on selge, et saab läbi ja ilmselt kevadel. Mõistatus on end see, nüüd, mil kõikjal purustatakse iga päev uute nakkustega rekordeid, ei osata valdaval enamusel juhtudest öelda, kust inimesed nakkuse üldse saavad ja said. 10 kuud pärast koroona lääneilma radarile jõudmist ei oska näiteks Saksa võimud öelda, kust 75% seal positiivselt testinuist nakkuse said. Austrias on protsent veel kõrgem, 77%. Hispaanias suutis tervishoiuministeerium hiljuti tuvastada vaid 7% viirusekandjate nakkuskoldeid. Prantsusmaal ja Itaalias on umbes 20% nakkustest suudetud siduda konkreetselt inimestega, kes varem positiivse testi tulemuse on saanud. Sama lugu on ka tegelikult meil Eestis. Tervishoiuameti sõnul võib nakatuda juhuslikult ja juba igal pool. Koldeid sageli enam tuvastada ei suudeta. No nii, ja mis me selle infoga nüüd siis peale hakkame? Paljud, arvan, ei hakka suurt midagi peale. Kuna maskide kandmise üle arutamine on Eestis muutunud omamoodi ususõjaks ja maski ettepanek on jätkuvalt rangelt soovituslik, mida iganes see rangelt soovituslik siis ka tähendab, siis minu empiiriline vaatlus täna õhtuses Tallinnas näitas, et maske enamikul ikkagi ees ei ole. Küll on tekkinud tunne, et maski teema on muutunud pidevaks jauramiseks, millest nagu iga tülgastava arutelu puhul on paljud end lihtsalt välja lülitanud. Kuigi nakkusoht ja veelgi enam Eesti sulgemise oht ei ole kaugeltki möödas. Selline kommentaar tänasele päevale. Tänane Tallinna kodanike saade tuleb meil aga väga eriline. Nimelt otsustasime täna põhjalikult sisse vaadata linna suurimasse ja ilmselt ka kõige suuremate eelarvamustega ümbritsetud linnajakku. Peatage Lasnamäe, seda loosungit teame kõik. Aga öelge, mida te teate, kes Lasnamäel ei ela, peale stereotüüpsete eelarvamuste sellest linnaosast? Niisiis Lasnamäe Tallinna kodanikes viiendiku Tallinna pindalast moodustab Lasnamäe ligi neljandik Tallinna elanikest elab seal. 1. novembri seisuga on valdav osa elanikest venelased, neid on üle 65 000. Eestlasi on Lasnamäel 27 500 jagu. Ja pilt, mis Lasnamäest mõeldes silme ette tuleb, on sageli just selline, nagu nüüd teile näitame, külm kivikõrb. Tere õhtust, Viktoria Ladõnskaja. Tere õhtust. Ma võin öelda, et ma veetsin tegelikult terve päeva koos sinuga ja sinu raamatuga Lasnamäe valge laev. Lugesin selle veel kord läbi. Siin on lausa 2 eksemplari, nii vene kui eestikeelne sissevaade Lasnamäe ellu. Sa kirjutad, et kui venelastel on ütlemine, et tüdruku võid külast välja viia, aga küla tüdrukust välja ei vii, siis nüüd, kui sa ei ela enam Lasnamäel, mida ma mõtlen siin, siis kas see Lasnamäe on sinust kadunud? Sa sündisid mitte küll Lasnamäel, aga sa kasvasid seal üles ja see oli sinu kodu. Ja absoluutselt olen sellega endiselt päri, nagu ma kirjutasin ka selles raamatusse, et Lasnamäe on sisuliselt jäänud minu kodupaigaks, kuigi ma tõepoolest ei ela enam seal, aga siiski külastan piisavalt tihti ja siiamaani arvan, et see, mis toimus minu lapsepõlves, kuidas möödus mu lapsepõlv, noorus ja kuidas koolielu oli seal Lasnamäel, see kõik nagu on kindlasti mind mõjutanud ja kindlasti on siiamaani koos minuga. Et selles mõttes, et ma olen siiamaani sellisel arusaamisel, et esiteks sinu kodupaik, mitte isegi, mitte ainult riik, vaid see tänav, konkreetne tänav, kust sa pärit oled. Ja minu jaoks ongi Läänemere tänav, nii et selles mõttes jah, ma olen Lasnamäe tütarlaps.
No näed, seda nimetatakse Freudi keelevääratuseks, kui sa lihtsalt kohe algustekstis mingisuguse kummalise sõna ütled, nagu ma ütlesin, Saksamaa, aga ilmselt ma hakkasin mõtlema, et Lasnamäe ongi nagu riik riigist, on nagu võõras maa meile paljudele eestlastele. On see seni nii? Ma ütlen ausalt, et tegelikult ma arvan, et me selles mõttes natukene ehk liigume edasi. Ma arvan, et see Lasnamäe, mis ta oli umbes 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi, kohe kindlasti erineb sellest, mis on praegusel hetkel. Ma olen ikkagi niimoodi aru saanud, et see kindlasti oli riik riigis 90ndate alguses, sellepärast, et lihtsalt ajalooline olukord oli selline ja siis pigem venekeelne elanik hakkas seal tegutsema omaette, kuidagi oli pisut jäetud ja selles mõttes kindlasti kujunes välja riik riigis. Meil olid omad mingisugused lehed, mida me lugesime, vaatasime teistlaadseid telekanaleid, siis raadiojaamad olid ka venekeelsed. Ja nüüd on see muutunud? Ma arvan, et nüüd on ma arvan, et paljud asjad on tegelikult muutumas. Selles mõttes, et nüüd siis ma võin julgelt öelda, et see sama näiteks sõnapaar, mida kasutas Triin Vihalem aastal 2000, et meil nii ehk naa on tegemist juba Eesti venelastega, ehk siis nagu see mõiste kui selline Eesti venelane on eksisteerimas. Ja siis nüüd mulle tundub, et me oleme juba jõudnud sinna, kus see on normaalsus, et me võiksimegi rääkida, et meil on olemas Eesti venelased ja neil on oma subkultuur, aga ikkagi ei ole enam riik riigis. Nad on, enamik neist on ikkagi vägagi lõimitud Eesti riigiga. No ikkagi tahaks küsida, kui palju see Eesti siis on jõudnud Lasnamäele? Passideks küll, aga meelsuses. Me ikkagi räägime pidevalt ju Lasnamäest, et seal mõeldakse teistmoodi, vaadatakse teistsuguseid uudiseid. Ma arvan, et venekeelne kogukond ei ole homogeenne, et selles mõttes, et kindlasti on olemas neid inimesi, kes pigem endiselt elavad ainult venekeelses inforuumis, aga on olemas ka neid, kes on juba sellised, et sa enam ei saagi öelda, et tegelikult tal on venekeelne taust või üldse venekeelne perekond. Et see kõik vägagi sõltub inimesest. Ma arvan, et pigem nagu tõepoolest peaks lähtuma sellest, et kuidas juhul, kui keegi vene päritoluga või muu päritoluga, ükskõik millise päritoluga, tahab saada kuidagi osaks Eesti riigist, siis me peame kindlasti aitama teda. Kas või näiteks needsamad eesti keele kursused, millest ma alati olen rääkinud, et kuidas pakkuda rohkem neid keelekursuseid juhul, kui inimene tahab. Või siis üliüldiselt aidata ja purustada neid stereotüüpe, sest et päriselt neid stereotüüpe on mõlemalt poolt hästi palju ja sellepärast võib-olla on ilmunudki minu see raamat, kus ma proovisin ära kirjeldada ja ära sõnastada see, et kes identiteedi poolest ma ikkagi olen. Et kuidas kes sa oled? Ma olengi Eesti venelane. Et minu jaoks on hästi oluline nii Eesti riik tervikuna ja kui ka minu juured, ehk siis ma ei taha, et näiteks ka minu tüdruk, minu tütar unustaks oma emakeelt otseses mõttes, aga samas ta käib mul Eesti koolis, ju siis ma arvangi, et tema jaoks ongi prioriteet, et ta saaks, et ta ongi Eesti riigi osa, või Eesti riik on tema osa. Aga samas nagu need juured on minu jaoks ka oluline aspekt. Nii, jõudsimegi huvitava teemani, kool. Paljud väidavad, et kool ongi see peamine probleem, miks see lõimumine ei ole toimunud niivõrd kiiresti. See partei, kuhu sina kuulud, Isamaa, väga eestimeelne partei, väidab ju seda, et kui Eestis minna üle täiesti eestikeelsele kooliharidusele, algharidusest saati riiklikes koolides, siis on see lõimumine lausa automaatne, aga nii kaua, kuni meil on kaks süsteemi, nii kaua jäävad erimeelsused ja erikeelsus siiski alles. Mis on sinu seisukoht? Selles mõttes, et see ei ole üllatus. Ma arvan, et eestikeelne haridussüsteem meil tuleb nii ehk naa, see ühtne eesti miks ta seni tulnud ei ole? See on palju tegelikult seotud poliitilise tahega, kas ta on piisavalt tugev või ei ole piisavalt tugev ja ka ajaloolise aspektida, aga ka puht inimlikult see on seotud ka paljude hirmudega. Kas Lasnamäel tekiks mingi ülestõus, kui korraga teatatakse, et nüüd sel sügisel hakkab ainult eestikeelne haridus? See ei ole nii ka, et koheselt öeldakse ja koheselt mindakse üle. Et ikkagi juhul, kui me räägime selle süsteemi, see süsteem kindlasti peaks olema paindlik, kindlasti ta ei ole üks ühele erinevates linnades,
näiteks selge see, et Ida-Virumaal või Lasnamäel see võiks olla pisut teistmoodi, ehk siis võtab rohkem aega, aga samas ma mõistan, et kus kohas on need hirmud, et kui me räägime Eesti haridussüsteemist, me peame lähtuma sellest, et mis on selle vanema mõte, et miks ta nagu tahab või ei taha. Esiteks juhul, kui muukeelne vanem tahab, et tema laps läheks Eesti kooli, kindlasti peaks nagu seda igatpidi aitama. Aga teisest küljest, kui ta näiteks tunneb mingisugust hirmu, siis on vaja aru saada, et kus kohas see hirm tuleb. No kas või näiteks sellepärast, et ta kardab, et äkki tema laps hakkab võõranduma temast, mis on loogiline ja inimlik hirm. Ja kuidas me siis saame aidata, et äkki siis tõepoolest, et kui oleks nagu valikainena kohe algusest peale pakutud ka emakeel näiteks, tõepoolest valikainena sa võid valida, võid mitte valida, siis võib-olla see annaks nagu kindlustunnet, et perekonna nagu armas laps ei unusta kodukeelt või emakeelt. Et selles mõttes, et kui me nagu hakkame vaatama hirmu sisse, siis sealt tulevad ka need lahendused. Nii kaua, kui poliitikud lihtsalt vaidlevad, et mis ajal ja mis viisil, siis seda nagu raskem on seda lahendada. Aga see, et me liigume sinna, minu jaoks absoluutselt. No mu järgmine küsimus on selline väga kummaline võib-olla. Kas Lasnamäe taas toodab Lasnamäed? Et generatsioonide viisi, et räägime küll, et peaks muutma mingeid asju, aga tegelikult kõik jätkub ja järgmine generatsioon on samamoodi natukene Eesti riigist eemal seisev, kuigi lojaalsem. Ei, ma nagu tegelikult ma mõistan, et siis, kui me praegusel hetkel neid asju räägime, siis me oleme justkui natukene ajast maas. Et ma arvan, et see selline probleem oli umbes, ma ei tea, 15 aastat tagasi, võib-olla 20 aastat tagasi. Nüüd siis taas tootmisest nagu on suhteliselt raske rääkida, sest et mina aiman ka, et väga palju need inimesed, kes on minu põlvkonna inimesed, nad on liikunud edasi. Nende paljude lapsed tõepoolest on juba kakskeelsed ja et selles mõttes, et see ei ole üks ühele. Pigem ma nagu ei kasutaks selliseid termineid, et mida me taastoodame või kuidas need protsessid on kuidagi siiamaani sellised, nagu need olid 30 aastat tagasi. Jah, küsimusi tuleb küsida, ma ka hoiduksin võib-olla mõnedest sellistest stereotüüpsetest arvamustest, aga sina kui poliitik, vaadates tänast Lasnamäed, mis seal toimub, mis seal muuta tuleks, mis seal on valesti? Kohe hakkavad linna esindajad rääkima Lasnamäest ja Lasnamäel toimuvast, aga millised oleksid sinu ettepanekud, kriitilised märkused? Ma just praegu enne, kui ma tulin stuudiosse, hakkasin juba vaidlema nendega selles mõttes, et kui me räägime Lasnamäest, Lasnamäe kindlasti muutub mitte ainult mentaalselt, vaid ka visuaalselt, aga ikkagi on olemas mingisugused asjad, mis teeksid seda magalat mugavamaks inimeste jaoks, ehk siis näiteks elementaarselt parkimiskohad, me teame kõik, et sellega on probleeme või kitsad tänavad, teetänavad või siis see, et kui palju seal ikkagi valgustust, et nagu mingisugused hästi olmelised asjad, mis nagu muudaksid seda elu, mis seal Lasnamäel just nimelt mugavamaks. Et ma mäletan, et siis, kui mina olin veel hästi noor, siis meil oli kuidagi, iga õhtul on selline arusaam, et kui sa tahad midagi enamat kui lihtsalt olla oma rajoonis, siis sa pead nagu välja sõitma siit, et selleks, et minna kinno, selleks, et minna kohvikusse, selleks, et minna nagu üleüldiselt tarbida mingisugust meelelahutust, sa kindlasti pead lahkuma siit. Nüüd see olukord on muutumas, aga ikkagi endiselt, ma tean, et paljud noored unistavad ujumisvõimalustest, ehk siis nagu mingisugustest vägagi sellistest olmelistest asjadest. Aga see ei ole muidugi kogu lugu, et haridussüsteem veel vajab seal lihvimist või mingisuguseid selliseid. Kohe räägime sellest pikemalt, aga viimane küsimus, väga konkreetne, jälle termin, mida ma ei tahaks kasutada. Kas Lasnamäe on mingis mõttes geto meil siin Tallinnas? Ma ei tõepoolest pigem ei kasutaks selliseid sõnu, sellepärast, et tõepoolest ta on muutumas. Ta on muutumas ka sellepärast, et sinna ilmuvad ka uued elanikud. Et see, kuidas mina näiteks mäletan oma lapsepõlvest, et eesti keelt ei eksisteerinud minu lapsepõlvest lihtsalt sellepärast, et ei olnud piisavalt palju eestlasi ümberringi ja pigem nagu ainult eesti keele tunni ajal ma rääkisin eesti keeles. Nüüd siis ma tean, et kui sa ikkagi tuled, siis sa näed,
et naabrid on mingil määral muutumas, et nagu kuskil tuleb teisi inimesi nagu rohkem ja selles mõttes, et kui sinna ka statistika näitab, et sinna ilmuvad ka eestlased, et ma sellepärast ei ütleks, et see on nagu kettestumine, et see on lihtsalt liiga siukene suur kivi, mida me nagu justkui stereotüüpselt võime panna selle magala rajooni peale. Viktoria Ladõnskaja, väga põnev sissevaade sinu Lasnamäesse. Aitäh, et tulid stuudiosse. Aitäh. Ja me jätkame saadet kohe hetke pärast, siis juba on stuudios Tallinna ja Lasnamäe linnaosa esindajad. Tallinna kodanikud jätkub teie otse-eetris ja muide saade, mis on Lasnamäelt, jõuab teieni just Lasnamäel asuvast telestuudiost. Veel täna hilisõhtulgi ning järgnevatel nädalatel saate aga kõik tallinlased linna järgmise aastasesse eelarvesse ettepaneku teha ja tõmmata sellest eelarvest mingi osa ka oma kodulinna osadele. Käib nimelt kaasava eelarve ideekorje. Teisisõnu, linlased saavad teha ettepanekuid ja linnavalitsus, kui mõte leiab laiemat toetust, rahastab seda siis järgmisel aastal. Tallinlased pakuvad mõtteid juba aktiivselt. Alates esmaspäevast, kui see pakkumine algas, on laekunud Tallinna linnale 72 ideed. Päris palju. Näiteks 220 elektri laadimise võimalus igas bussipeatuses või seda võimaldav pink linna keskkonnas, aastaringselt kasutatav tasuta spordihall Tallinnas, tenniseväljakud linnaosadesse, mahajäetud kruntide muutmine pargi või sportimisaladeks, kunsti toomine linnakeskkonda tänavaäärsetele müüridele ja nende kaunistamine. Linlaste mõtteid oodatakse kuni 6. detsembri, nii et aega veel on. Esitage ka oma mõtted ja osalege sellel ideekorjel. Aga millised võiksid olla meie saates täna luubi all oleva Lasnamäe ideed oma keskkonna parandamiseks? Kohe uurin. Nii nüüd meil on kõigil Lasnamäe silme ees ja stuudios on abilinnapea Andrei Novikov. Te olite 2007-11 aastani Lasnamäe linnaosa vanem asetäitja, nii et Lasnamäe asjadega väga hästi kursis. Tere õhtust. Tere õhtust. Ja Lasnamäe linnaosa praegune vanem Vladimir Svet. Tere õhtust. Tere õhtust. Kuidas elab täna Lasnamäe? Ma arvan, et Lasnamäe elab väga aktiivselt, elab ja areneb, nii nagu Tallinna ei saa kunagi valmis, ei saa ka Lasnamägi kunagi valmis. Ja mulle tundub, et hetkel Lasnamäe elab väga-väga suurte muutuste ootuses. Ma mõtlesin, et kuidas te vastate, kas te ütlete, et elab väga hästi või elab, te ütlesite aktiivselt ja muudatuste ootused. Mis muudatused need siis on, mida oodatakse? No me ühelt poolt võime siin rääkida sellest, mis hakatakse ehitama Lasnamäel, et meil hakatakse järgmisel aastal projekteerima Tallinna haiglat, mis muudab täiesti selle Paevälja kanti. Meil hakatakse ehitama Rahutee esimest etappi, mis ühendab Väo-Ristmi Kuusimäe teega, kui need tänavad midagi ütlevad. Meil hakatakse planeerima meie suurima tee ja suurima vaeva Peterburi maantee ehitust, aga meil valmib ka linnas suurim park, Tondiraba park. Need on sellised nagu väga konkreetsed, hästi tajutavad muutused. Aga ma arvan, et Lasnamäe tegelikult ootab seda, et ta muutub aina rohkem ja rohkem magala piirkonnast elamispiirkonnaks, kus inimesed õpivad, töötavad, kasvavad, puhkavad, et ta mõnes mõttes nagu, ma arvan, leiab ennast uuesti võrreldes sellega, mis ta oli kunagi nagu varem. Ja ma arvan, et see muutuste tunne on Lasnamäel väga hästi tajutav väga paljudes kohtades. Kiire küsimus, kas Lasnamäel saab praegu kõiki asju eesti keeles ajada? Ma arvan, et saab ja varsti saab kindlasti ka inglise keeles neid asju ajada, sest nii nagu Tallinn on tegelikult linn, mis on avatud nii eesti keelt kõnelevatele inimestele, vene keelt kõnelevatele inimestele, inglise keelt kõnelevatele inimestele, niisama ka Lasnamägi.
Ent kui on soovi õppida ka teisi keeli peale eesti keelt, siis Lasnamäe on selleks väga hea koht. Andrei Novikov, kas Lasnamäe on Tallinnas linnas? Kindlasti ei ole ta linnas, ta on riik riigis? Ta ei ole ka riik riigis, ta on väga eripalgeline. Lasnamäel on Tallinna lennujaam, Lasnamäel on Ülemiste linnak, mida käsitletakse Eesti Silicon Valley'na. Lasnamäel on ka suurem tööstus, näiteks betoonipiirkonnas, väokarjäär. Lasnamäel on suur elamuala, mis algab Pirita jääst, Pirita jõe ürgorust. Lasnamäel on näiteks oma miljööala, mis on Sikkupilli. No see on kõik väga tore, aga ikkagi Lasnamäe paljude inimeste silmis on see Tallinna nii-öelda venekeelne nurgake. On see nii? On see muutumas? Mida enam seda toonitatakse ja rõhutatakse, seda enam see stereotüüp jätkab oma elu. Lasnamäe ei ole kindlasti mitte monokeelne või monofunktsionaalne linnaosa. Ta on samasugune nagu kõik Tallinna teised linnaosad, võib-olla tänu ajalooliselt kujunenud magalapiirkondade loogikale, ehk siis neid kortereid sinna anti just nimelt teatud tööstuse töötajatele, ja siin seda korteri massi oli enam kui teistes linnaosades, siis sellest tuleneb ka see ajalooline taust, mis on siin linnaosas. Kuid see väga jõuliselt muutub. Me vaatame näiteks Paeparki, mis on täiesti uus linnaosa. Vaatame seda sama Lahekaldat, mis on tulevase Tallinna haigla kõrval. Vaatame teisi piirkondi. Nad on hoonestatud viimase 10-15 aasta jooksul. Ehk siis seal on täiesti teistsugune kontingent kui ajalooline kontingent. Ja ikkagi kõlab eestikeelses ühiskonnas üleskutseid peatage Lasnamäe. Kuidas teie neid kuulate? No, ma arvan, et tänapäeval soovib peatada Lasnamäed ainult Tõnis Lukas, kui ta tuleb laulu peale ja soovib tuhandete inimeste laulupidu ära rikkuda. Aga mina ütlen nii, et see, kes ütleb, et Lasnamägi on vene geto, solvab umbes Pärnu jagu Eesti inimesi. Sest ma tuletan meelde, et umbes täpselt sama palju inimesi, kui elab Pärnus, võib-olla natuke vähem, elab Lasnamäel inimesi, kelle emakeel on eesti keel ja nemad on täpselt samasugused selle linnaosa elanikud, aktiivsed elanikud, kes löövad kaasa selle linnaosa elus kõikide oma hädade, kõikide oma heade asjadega, nii nagu ka kõik teised, kelle eesti keel võib-olla kõlab kerge või tugevama aktsendiga, nagu näiteks minul. Et mina arvan, et Andrei kolleeg ütles väga hästi, et iga kord, kui keegi hakkab rääkima tänapäeval Lasnamäe peatamisest, iga kord, kui keegi hakkab rääkima Lasnamäest kui getost, ta räägib sellest, kuidas tema seda asja näeb. Tema tõenäoliselt ei ole viimasel ajal Lasnamäel elanud, Lasnamäel käinud, Lasnamäel toimetanud. No getost me enam ei räägis. Geto teema on üldse, nagu geto see sõna Eestis ei sobigi. Aga räägime segregeerumisest Tallinnas, et inimesed elavad teatud kohtades, vaesemad inimesed siin, ühekeelsed inimesed siin, et linnaosad muutuvad kuidagi sellisteks omamoodi gruppide keskusteks. Kas see termin on õigustatud praegu, et Tallinn segregeerub? No kui me räägime näiteks, et Kalamaja on selline hipsterite piirkond, kas see on hipsterite segregatsioon? Kui me räägime, et teatud piirkondades on näiteks ainult IT-inimesed elavad. No, tegelikult sellist piirkonda. Aga Lasnamäe rahvaarv näitab meile, et seal elavad enamuses on ikkagi venekeelsed inimesed, et see on teistsugune. Kas see on probleem? Küsimus on pigem segregatsioon tänases Euroopa mõistes on pigem tugevalt kultuuril põhinev. Kultuurilised erinevused on sageli kahjuks seotud religioonilisete erinevustega, eriti vana Euroopa tõesti, seal on mõned Saksamaa linnaosad, kus kehtib tegelikult šariaat, mitte Saksamaa seadusandlus. Selles mõttes Eesti kultuur ja kultuuriruum on väga ühtne ja erinevusi, võib-olla nad võivad olla keeleliselt erinevused, keegi räägib paremini, keegi halvemini, kuid mentaalset erinevust tegelikult Eestimaal ei ole ja mul on selle üle väga hea meel. Nii et ma arvan, et Eesti mõttes see segregatsiooni teema on tegelikult pseudoteema. Ma arvan, et millest me peame rääkima segregatsiooni kontekstis on jõukus. Ja tegelikult me teame, numbrid ütlevad, et meie tööturul kõige vähem kaitstud töötaja on vene keelt kõnelev naine. Ja kui me ütleme, et Lasnamäe segregeerub,
siis mina arvan, et me ütleme, kui me tahame tegelikult otsida lahendusi, mitte kuidagi inimesi vastandada, siis ma arvan, et selle teema püstitus on seotud sellega, kuidas me tagame paremat kaitset just tööturul nendele inimestele, kes tänapäeval ennast nii kindlalt ei tunne. Ja siin me tegelikult näeme, et millest me peame rääkima on majandus, on sotsiaalpoliitika, on kindlustunde tagamine. Mis puudutab võimalustele, mis on linna kasutamiseks Lasnamäe elanikel, millised on nende võimalused jalutada, puhata, võimalused jõuda kesklinna või jõuda loodusesse, siis mina julgen väita, et need võimalused on täpselt sama head kui Nõmme elanikel. Ja kui mõni Nõmme elanik ei usu, siis tulge külla, vaadaku, mida kujutab endast ette Paepark või Kivila park. Aga jah, jõukus, sotsiaalne kaitse, need on teemad, mis on tõesti olulised Lasnamäe jaoks ja mitte ainult Lasnamäe jaoks. Ja tegelikult vaadates seda, et Eesti on Euroopas üks kõige kiiremini lõhestuvam ühiskond, kui me vaatame sissetulekuid, siis see ei ole Lasnamäe probleem. See on meie riigi probleem. Eesti selliseks motoks on viimastel aastakümnetel olnud lõimumine, kui räägime siin erinevatest rahvustest. Kuidas see projekt on edenenud? Kas Lasnamäe on lõimunud nüüd lõpuks Tallinnaga? Ei ole nõus, et see oleks olnud Eesti moto viimastel kümnenditel. No, kui me räägime erinevatest rahvustest, ikka kogu aeg räägime, et on vaja lõimuda. Me oleme rääkinud seda erinevate rahvuste esindajatele, aga mitte kunagi lõimumine ei olnud päris selleks narratiiviks, mida on nii kaua otsinud endine peaminister härra Rõivas. Vastupidi, me oleme väga palju rääkinud lõimumisest, aga tegelikult me oleme väga vähe teinud. Aga kuidas see Lasnamäe perspektiivist vaadates praegu paistab? Kuhu me siis oma lõimumisega oleme jõudnud? Ma arvan, et me oleme jõudnud sinna, et enamus Lasnamäe inimesi tunneb ennast tallinlastena, tunneb ennast eestimaalastena. Ja meil on väga tehnilised probleemid meie ees. Keeleõppe, me näeme, et kõik kursused, mis iganes kulutatakse välja eesti keele õppimiseks, minutitega need kohad lähevad ära. Inimesed tahavad õppida. Huvi on olemas. Huvi on väga suur, motivatsioon on väga suur. Meil on isegi olemas keeleinspektsioon, kes muidu hurjutab, kui sa eesti keelt ei õpi. Mida me veel pakume mitte piisavalt palju, on keeleõppe. Ja jutt ei käi ainult noortest, ainult lastest. Jutt käib ka tööealistest inimestest, kes vajavad keelt mitte paberi pärast, kes vajavad keelt mitte selleks, et näidata, et nemad on mingid õiged eestlased. Nad vajavad keelt selleks, et suhelda, selleks, et töötada, selleks, et õppida edasi. Ja me näeme, et motivatsioon seda saada on suur. Ja mina ei hakka varjama, et minu isiklik arvamus on see, et meie teiseks suureks probleemiks on kodakondsus. 90-ndatel ma arvan ka enamus eestlasi endale võib-olla väga selgelt suutsid selgitada, miks meil on vaja seda hallide passide süsteemi. Minu arvamus on see, et tänapäeval ka enamus Eesti kodanikke, kes on nagu sünnijärgsed Eesti kodanikud, ei saa aru, miks nende riigis on selline nähtus nagu hallid passid. Andrei Novik, te olete lõpetanud Prantsuse lütseumi Eesti kooli. Kas peamine probleem, kui tulla selle lõimumise juurde tagasi, on see, et kui me saaksime Eestis ainult eestikeelse hariduse riiklikes koolides kehtestada, siis olekski paljud sellised erikeelsuse, erimeelsuse probleemid lahendatud? Mul tõtt-öelda tõesti puudub kogemus õppida venekeelses keskkonnas alates lasteaias, et ma ei ole päevagi õppinud vene koolis. Aga kuidas te seda asja näete tervikuna laiemalt? Sellise vaba ühiskonna üks põhimotto võiks olla see, et meil peaks olema valikuvabadus. Kui keegi soovib õppida inglise keeles, siis see peaks olema, selline võimalus peaks olema. Aga erakoolides, palun, aga riiklikud koolid? No, meil on teatud siiski ajalooline kontekst, millest me peame lähtuma. Ka minu teada ingliskeelsed koolid, mis meil Eestis on, et nad on ka osaliselt finantseeritud riigi poolt. Ehk siis tegelikult need võimalused, mida rohkem neid on, seda parem. Meil peab olema teatud standard, millele peab inimene vastama, kui ta soovib näiteks töötada avalikus sektoris. Ehk siis mingi kõrgtase. Kui kõik, mis puudutab ülejäänud, on minu hinnangul see, mis peaks olema vaba turumajandus reguleerida. Me ju teame, et näiteks need, kes täna meil enamasti näiteks toidu kohale toimetamisega tegelevad, ega nad väga palju eesti keelt ei räägi ja ausalt öeldes mind see ei häiri.
See taksojuht, kes on ka võib-olla kasvanud kuskil rohkem Aafrika pool, ei räägi eesti keelt, taust öeldes mind see eriti ei huvita. Mul on oluline, et ta osutaks mulle kvaliteetset teenust. Kui mul on see käes, siis ülejäänud ei ole minu mure. Ma arvan, et see oleks see liberaalne maailmavaade, see oleks see liberaalne lähenemine, mida tegelikult on Eestis viljeletud ja mis on Eestile tegelikult edu toonud, Eesti majandusele edu toonud. Meil kohati on seda ajaloolist tääka liiga palju, et siin me kõik kasvame sellest mingi hetk üle. Me näeme, kuidas Euroopa suhtub sellesse ja ma arvan, et me jõuame ka ise sinna maani. Väga huvitavad mõtted siin hilisõhtul edasi mõtlemiseks, aga kahjuks on meie vestlusaeg tänases saates läbi. Õhtul läheb see eetriaeg väga kiiresti. Aitäh, et tulite stuudiosse. Aitäh, et aitasite meil Lasnamäele sisse vaadata pisut, aga me jätkame Lasnamäe teemadel oma saadet, sest kohe pärast reklaamipausi jõuab teieni täiesti uus dokumentaalfilm ja selles filmis jälgitakse neid noori, kes läksid Lasnamäel Vene kooli 1989. aastal. See oli viimane perestroika aasta ja mis neist on nüüd saanud siis aastakümneid hiljem. Väga huvitav film ja kohe teie ees pärast neid reklaame. Tere tagasi Tallinna kodanike otsestuudiosse Lasnamäel. Lasnamäe ongi meie tänase saate läbiv teema ja saate kultuuri osas viib meid nüüd Lasnamäele täiesti uus dokumentaalfilm. Seda esitletakse homme PÖFFil, aga meil on võimalik siin stuudios pisut sellest filmist aimu saada juba täna õhtul. Filmi nimi on Анкет. Мы были последним поколением детей, которые пошли в школу в Советском Союзе. Это был 1989 год. Дети после нас уже учились в другой стране и в другой системе. Мы жили в самом большом спальном районе и учились в самой большой школе Таллина. У нас были свои принципы и мечты, свои игры и увлечения. И мы записывали свои мысли, чувства и желания в волшебные анкеты. Это был мир иллюзий, в котором мы себя хотели кем-то видеть, кем мы, может быть, не были на тот момент. Ну, жизнь, она очень ровно делится на жизнь там и жизнь потом. Он первый многотомник. Я уехал из Эстонии, потому что люди в Эстонии сошли с ума. Когда мы читали и заполняли анкет, мы думали, что мы можем изобразить себя более умными, более способными, более талантливыми. Купил в один конец билет до Бангкока и давай до свидания, родная страна. No selle filmi näitamisega rikkusime natuke küll keeleseadust. Film on tõlgitud ka eesti keelde, aga film on vene keeles ja nagu näha inglise keelde ka juba tõlgitud. Loodate sellele suurt rahvusvahelist edu. Tere tulemast kõigepealt stuudiosse ja aitäh väga huvitava filmi eest. Aitäh. Te olete seda teinud 5 aastat. No, kui ma leidsin need vihikud, oli aasta 2009. Kui ma leidsin need VHS-kasetid, oli aasta 2011. Kui ma hakkasin esimest korda taotlus kirjutama, oli aasta 2014 ja 2015 esimest korda saime raha ja hakkasime filmima. Film räägib siis sellest klassitäiest lasnamäelastest, kes läks kooli 1989. aastal. See oli perestroika viimane aasta. Lõpetasite kooli, aga kooli ajal siis unistasite suurelt. Ja mis neist kõigist klassikaaslastest siis nüüd saanud on? Film räägib sellest, et kõik on maailma mööda laiali. Lasnamäel on jäänud väga vähesed. No tegelikult, kui vaadata meie klassi, meil oli 36 inimest ja ma arvan, et pooled on ikka Eestis, aga huvitav ikka vaadata neid, kes on ära läinud ja miks nad läksid ära, sest nagu üks noormees siin ütleb, et Eesti läks lihtsalt nende arvates hulluks ühel hetkel. No tema elu läks natuke siin nagu sassi, et tal ei olnud naisega nagu kõik korras, et ta lahutas ja sellepärast tahtis kõik vahetada, et seal oli nii nagu isiklikud nagu probleemid, kui ka, ma ei tea, lihtsalt inimene tahtis kõik muuta oma elus, aga muidu filmis on hästi erinevad näided, miks inimesed lahkuvad, et ma tahtsin seda teemat uurida, sest minu jaoks on see väga tähtis. Mina ka sõitsin päris mitu korda erinevates riikides, elasime Prahas ja Tais ja Hispaanias, aga ma tulen alati tagasi koju. Ja see film on selline perekondlik ettevõtmine. Abikaasa oli siis operaator. Jah. Sõitsite mööda maailma ringi ja filmisite? No jah, tegelikult me filmisime 5 riigides, mis on Kambodža, Venemaa, Tšehhi,
siis on kindlasti Eesti ja siis Saksamaa. Ja. Seal on väga huvitavad lood. Milline oli teie jaoks kõige põnevam lugu? Minu jaoks oli kõige põnevam, kui me filmisime Eestis meie presidendi ja papsti vastuvõttu ja siis oli nagu 300 inimest rahvusvahelist pressi ja siis tuleb minu juurde meie presidendi nõunik ja küsib, kas te saite seda teie tegelase Romani, kes on presidendi valvur. Ma ütlesin, ei saanud ja siis järgmine tuleb Roman esimesena ja siis me filmime kõik ilusasti. Et Eestis hoolitakse filmitegijatest, et see on väga-väga meeldiv. Ja... Nii et Roman, teie klassikaaslane on nüüd siis presidendi ihukaitsja. Ja siis... Tegelikult praegu ei ole. Praegu ei ole, aga kui me filmisime mingi 10 aastat ta oli. 10 aastat me jälgisime erinevatest üritustes ja kui filmi tegeme, siis me mõtlesime ka, mis üritus on kõige võisam, et filmida. Ja seal oli ka naljakas, et ta pakkus, et filmime Läti presidenti. Ma ütlesin, kuule, Läti president, et mõtles suuremalt, siis ta ütleb, aga äkki Islandi? Islandi on veel nagu hullem kui Läti. Mis mulle sealt filmis silma on see, et mindud on siit Lasnamäelt ja Eestist paljudesse kohtadesse, aga mitte Venemaale. Ei, Venemaale just nagu hästi paljud sõitsid ära kuskil 90-ndatel. Filmist nagu see jäänud, seal olid nagu huvitavamad teised kohad, et Euroopasse on sõidetud, Aasiasse on sõidetud. Ei, Venemaale on ka üks tüdruk ära läinud ja siis tegelikult paljud sõitsid ära just Venemaale, kuna seal olid võib-olla mingid sugulased või vanemad või veel keegi ja siis enamasti inimesed ikka väga on murelikud sellepärast, et nad läksid ära, et Eestis on elu nagu palju parem. On ka tagasi tuldud? Ei, et nagu kui sa lähed ära, et ega siis väga palju tagasi juba ei tule, sest Eriti Venemaalt. Eriti Venemaalt, jah. See on keeruline. Ei, lihtsalt nagu kõik asjad lähevad keeruliseks, aga mõned inimesed tulid tõesti tagasi. Ja mul on hea meel, et tegelikult statistika näitab, et nüüd inimesed tulevad tagasi. Ja just see koroonaaeg aitab, et Eestis on nii lihtne teha mingi oma äri ja elada nagu teistsugune elu, kui sa oled Moskvas või Berliinis, et see suur liin, seal on oma reeglid. Aga Eestis isegi praegu on nagu rahulik kui nendes riikides ja eriti praegu tulevad. Operaatorina, mis oli kõige huvitavam võttepäev? Võttepäev? Ma arvan, üleüldiselt oli kõige huvitavam filmida Kambodžas. Kindlasti. Selline eksootiline riik. Kus need prostituudid seal selle Eestist pärit noormehe ümber olid? See oli päris keeruline. Selles mõttes on raske mõelda, mis on nende reaktsioon, kui nad näevad kaamerat, et tavaliselt seal keegi ei filmi. Filmis ei ole nii palju sellised kaadrid, aga ikkagi, et see on nagu mäng. Kuna ma töötasin palju aastaid fotograafina siin Eestis, et ja filmi pildistasin erinevates riigides, see on alati selline eksperiment. See ei ole kindel, mis reaktsioon tuleb. Näiteks kuskil Tbilisis metroos, et võtad kaamerat ja mis nüüd nagu. Ja siis Kambodžas, see oli päris keeruline ka selles mõttes, et isegi tavaliselt 2 batarei ei saa osta, et sa ostad, nad ei tööta. Et sa ei mõtle, kui sa lähed Kambodžasse, et sul on vaja võtta kaasa nii palju akud ja erinevad varumaterjale. See oli päris huvitav. Väga huvitav ja sealt filmist mulle kõrva selline lause, et vaadates neid erinevaid elusaatusi, paljud inimesed on väga üksildased, et nad on küll ära läinud siit, aga nad ei ole leidnud kuskil mujal seda suurt õnne. Võib-olla see oli minu sõnum ka, et tegelikult kodus aitavad ka seinad ja kõik, et ükskõik kui rikas sa ei ole kuskil mujal, sa saad, sa pead oma ikka kodu hoidma ja see aitab alati. Ja siis mind küsiti ka, kas sul ei olnud võimalik teha sellised õnnelikumad lood. Ma ütlesin, ma ei tahtnudki teha tegelikult kurvad lugu. Ma tegin seda, mis oli näha, mis ma nägin. Et ega ma ei teinud inimesena, mis olid õnnelikud. Ma näitasin inimesi niimoodi, nagu nad olid. Et natuke üksingud olid küll. Mida inimesed peaksid või võiksid sellest filmist kaasa võtta, kui nad homme seda filmi vaatavad PÖFFil esmakordselt? Ma arvan, nad helistavad oma sõpradele ja võib-olla nad helistavad oma õpetajatele ja oma vanematele ja kindlasti neil tuleb meelde oma kooliaeg ja oma kool ja kõik need
koolikaaslased, et see film on väga arusaadav, ma arvan, kõigile, sest see on nagu selline väga selge. Üks produtsent vaatas seda filmi ja ütles, et see on nagu väga lihtne lugu, mis on just väga isiklik, aga miljonid inimesed saavad sellest aru. Et see on tõesti väga selline universaalne. Ja ma loodan, et Eestis ka näevad seda paljud ja saavad seda ka kinodes vaadata. Loodame, et me ikka ei lähe lukku ja oleme ikka avatud ja kõik on nagu, kõik mõtlevad oma sõbradest ja helistavad neile. Ja kui inimene suhtub oma sõbradega, siis ta läheb ikka paremaks. Ja siis on elu parem. Me räägime tänases saates Lasnamäest. Kuidas te näete Lasnamäed? Te enam ka ei ela Lasnamäel ju. No ma elasin Lasnamäel 32 aastat, siis me kolisime Kärru, siis ehitasime 5 aastat maja ja siis pärast seda läksime ära Prahasse, mis on ka filmis ja siis elasime seal 2 aastat ja nüüd tulime tagasi. Lasnamäe on tegelikult väga muutunud, et see ei ole enam selline rajoon, nagu see oli kunagi. Et siin on hästi palju aktiviste, et see Lasna idee, mis nad teevad, on nagu tore. Sergei projekt Lasnamäe muuseum, mis ta tegi, kui ta oli 5 aastat tagasi, kui ma õppisin BFM-is. Ja, ta tegi sellise projekte Lasnamäe muuseum, et nad tegid näituse, kus nagu on näha erinevad sündmused ja ma ei tea, kohad, mis on seotud mingi sündmustega. Ta tegi raadiosaateid ja telesaateid ja erinevad nagu visuaalsed nagu objektid. Ja see oli kõik väga selline interaktiivne ja see oli väga-väga populaarne inimestele, väga see meeldis, sest tegelikult on nii palju huvitavat lugusid, et me tavaliselt teame, et Lasnamäe juhtus mingi õnnetus ja või on selline stereotüüp, aga tegelikult ei ole, et see ei ole üldse see. Ja statistika näitab ka, et kõige ohtlikum koht Tallinnas on kesklinn. Ja Lasnamäe, ma arvan, 3. kohas. No ohtlikkuseks, aga Lasnamäe on kuidagi ikkagi nagu eraldi. Me oleme ka siin täna rääkinud, et kas ta on nagu riik riigis, et kunagi ta võib-olla oli. Et ta oli ikkagi enamasti venekeelne, ka praegu on seal ikkagi venekeelne elanikkond enamuses, aga kui lõimunud ta ülejäänud Tallinnaga on teie arvates? Ma arvan, et päris hästi, et kui sa lähed seal Kivila pargis ja Pae pargis ja vaatad need ilusad graffiti ja vaatad, millised nagu need platsid, siin on kõige suuremad need lasteväljakud ja kõik need võimalused, kus saab nagu lapsed jalutada, et täiesti ma ei tea, väga Euroopa moodi kõik näeb välja ja kui meie tegelane filmis käis ka Lasnamäel, tal oli täiesti šokk, sest nagu ta ei usunud, et nagu sellised nagu rajoonid Moskvas või Lipitskis, kus teelast, nad näevad täiesti nagu 20 aastat tagasi välja. Meil on mingisugused stereotüübid jäänud nagu ajudesse ja isegi inimesed, kes sealt ära läinud, on ka nende ajudesse nagu selgub. Ei, ta tuli tagasi ja ta oli nagu, ta ütles, et siin on kõik ideaalne, et siin on kõik nii ilus ja puhas, nii ma ei tea, et see on nagu uskumatu, kuidas ta võib olla sellises heas olukorras, et kõik Tallinn on nagu muinasjutu linn, et see on ja Lasnamäe oli selle nagu ka osa, et talle oli väga meeldiv jalutada seal. Sina tegid Lasnamäe muuseumit. Millised on need stereotüübid, millega te pidite võitlema, mida te tahtsite murda Lasnamäe kohta? Me tahtsime lihtsalt rääkida, et kui me vaatame Lasnamäel natuke teistmoodi, on erinevad kihtid ja siis on ajalooline kiht, millest tegelikult me absoluutselt mitte midagi ei tea. Et me kogu aeg räägime, mis Lasnamäe on tänapäeval. Aga tegelikult see on päris huvitav, mis oli nagu, ma tea, 200 aastat tagasi. Jüri ülestõus, Prohvet Maltsvet. Siin tulevad sellised Eesti ajaloo suured sündmused, mis selles piirkonnas toimusid. Kuna me oleme Tallinnast, aga samas me elanud siin juba varsti on 6 aastat, ma arvan, et miks me kogu aeg räägime eraldi, ma ei tea, venelased ja eestlased, Lasnamäe ja Tallinn, et Tallinn on muutunud. Nagu 5 aastat tagasi see oli hoopis teine linn. Et nagu see on huvitavam rääkida, mis juhtus Tallinnaga. Et kui me oleme kesklinnas, kas see on Eesti? See ongi küsimus, nagu, kes on, praegu on natuke teistmoodi, aga kes kõik need inimesed, kes liiguvad nagu jalgrattadena. Ma ei tea, mis linn see on, nagu 5 aastat tagasi see oli hoopis teine koht. Ja teie otsustasite ikkagi minna Tallinnast ära ja minna sellisesse kohta nagu Käru ja võtta kohe see Käru nimi väga nii-öelda otseselt kasutusele ja teha seal Käru muuseum. Jah, Käru muuseum, Käru, see on ju loogiline. Näitategi Kärusid? Jah, näitamegi Kärusid. Inimesed käivad?
käivad, väga palju käivad, et võrreldes, me oleme väike ettevõtmine, väga vabatahtlikult toimetame ja siis võrreldes riigimuuseumitega sellistes territooriumites, ma arvan, meil läheb väga hästi, meil käib väga palju rahvast ja muuseumis meil on 150 kärusid ja siis 19. sajandist kuni tänapäevani ja siis meil on hästi palju lugusid, me korjame need lugusid ja me räägime sellest, mis see Eesti vanker on, mis see käru, kuidas see siin tehti ja see on väga põnev tegelikult, tasub tulla, see on nagu eraldi teema. Nii et teie teema on olnud Lasnamäelt lõpuks kärusse, aga aitäh, et tulite stuudiosse ja homsest alates, homme saab tähendab PÖFFil siis vaadata seda filmi ja detsembri algusest alates siis ka Eesti kinodes, loodetavasti lisaks Tallinnale ka mujal Eestis, filmi noortest lasnamäelastest, kes läksid perestroika ajal kooli, lõpetasid suurte unistustega ja nüüd on üle maailma laiali. Teie saate seda filmi siis loodetavasti lähiajal näha, aga enne, kui see film teie ette jõuab, on öö, tuleb ilus hea uni. Ma ei tea, kas kellegi unedesse jõuab tänase saate järel ka Lasnamäe, aga soovime teile siit stuudiost ilusat und, head ööd ja kohtume taas nädala pärast. Aga veel kord film Анкет. Я же до сих пор не рискнула приехать. Я не была в Таллине, и сколько уже лет прошло. Я живу в Берлине уже 16 лет. Когда после всех этих профайлов, анкет находишь человека, видишь совсем другое. Как-то получается, что все какие-то очень одинокие. Вообще здорово, когда люди про тебя такие какие-то факты помнят, которые ты о себе не помнишь. В Камбодже людей я здесь не повстречал. Город. Не в этом дело, я же здесь жить могла. Я тебя видела на пляже с детьми и с эстонским мужем. Думаю, куда ты с эстонским мужем? Точно, явно не уезжают. Оказывается, даже с эстонским мужем можно... тоже отсюда. Мы были первым поколением, которое получило возможность свободно передвигаться. И что же такое любовь сегодня? Что есть счастье 20 лет спустя?